Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud. Nõnda algab Matteuse evangeeliumi järgi jõululugu, jõulusündmuse kirjeldus. Sündmus, mis on muutnud ehk maailma ajalugu rohkem kui ükski teine. Mees, kes saab nimeks Jeesus, pälvib peagi vägevaid tiitleid: Kristus, Messias, Jumala läkitatu, kuni selleni välja, et temast hakatakse kõnelema kui Jumala erilisest pojast, isegi Jumalast endast. Aga algus on nii, nagu igal ühel meist. Oleks mees, oleks naine, sündis laps ja justkui midagi väga erilist. Väga inimlik algus jumalikule teekonnale. Jõulupühasid võikski nimetada teisiti ka inimlikkuse pühitsemise pühadeks. Tõeline inimlikkus saab siin vastu võetud, aktsepteeritud, heaks kiidetud. Maarja ja Joosepi jaoks algab see teekond juba enne Jeesuse sündi. Mõlemad on väga lihtsad inimesed, sellised Palestiina keskmised. Joosep on lihtne käsitööline, Maarja on nii noor, et ta pole veel sedagi. Ilmselt ei ole nende omavaheline abielu mitte nõnda nimetatud armastusabielu, vaid Maarja vanemate poolt korraldatud, nii nagu tol ajal ja selles kultuuriruumis oli tavaline. Joosep ilmselt oli temast palju vanem, tõenäoliselt juba pereinimene olnud ja ilmselt oma eelmise abikaasa ka matnud. Maarja pühakirja veergudel ilmub oma inimlikkuses. Evangeeliumid räägivad, et ta kõhkles ja kahtles. Ta esitas küsimusi. Tal ei olnud asjad sugugi nii üheselt algusest peale selged. Kuid lõpuks on ta kõige selle juures alandlik, avatud meelega ja aktsepteerib seda olukorda, kus ta peab saama ühe erilise lapse emaks, kelle erilisus tema jaoks on tol hetkel veel suureks saladuseks. Hiljem, kui kristlik traditsioon ja kirik on tõstnud Maarja väga kõrgesse ausse ja kõnelenud temast kui Jumala emast, kõige puhtamast neitsist, kellestki, kes on väga püha ja inimlik eeskuju meie jaoks, siis ka see näitab lõpuks kaunil moel, kuidas lihtne inimlikkus võib saada koostöös Jumalaga millekski väga eriliseks. Ka Joosep pühakirja veergudel ei ole mingi eriline ja suur usukangelane kohe algusest peale. Temagi on kõhkleja, temagi kahtleb. Alles siis, kui ta on tükk aega heidelnud küsimusega, mida teha selle Maarjaga, kelle ta enesele naiseks on kaubelnud, aga kes nüüd on osutunud pigem kuidagi kahtlaseks, kelle eluviiside kohta võiks nii mõndagi küsida, kelle puhul võib kahtlustada, et ta toob talle lõpuks häbi, siis ühel hommikul on tal
selgus ometi olemas. Tulgu, mis tuleb. Aga tema tahab oma eluga edasi minna, nõnda nagu looja Jumal on seda seadnud. Ja see tähendab, et see tee peab minema koos Maarjaga. Täna me peame Maarja ja Joosepi lugu vaatama ikka nende omas ajas ja selles kultuuri kontekstis. Ja kuidagi ei saa nende eeskujul idealiseerida sellist kokkuleppe abielu või naise tingimusteta kuuletumist mehele. Aga see, et ka meie oma keeruliste eludega, vahel nii segaste ja vastakate tunnetega, mõtetega ja küsimustega, millele vastuseid kuidagi ei näigi tulevat, ehk teisisõnu oma lihtsas inimlikkuses, oleme just nimelt Jumalale avatud ja selles oma inimlikkuses võime tõeliselt kohata jumalikkust. Me ei pea saama kellekski teiseks, kui me oleme, vaid see, kes me oleme, ongi potentsiaal, mille pinnalt me saame oma teed, tähendusrikkamat ja erilisemat teed koos Jumalaga jätkata. Just siin selles lihtsas inimlikkuses on võimalik teha see tõeline ususamm. Ma ei peagi kõike täpselt teadma. Ma ei peagi kõike mõistma. Ma ei peagi kõikidele küsimustele suutma vastuseid sõnastada ei endale ega teistele. Aga ometi ma saan astuda oma järgmist sammu. Ma tean, et ma saan minna koos temaga, kes on minu jaoks teinud midagi väga erilist oma poja Kristuse kaudu. See lõppema hakkav aasta on meile toonud inimlikkust esile mitmel erineval moel, küll negatiivselt, aga ka positiivselt. Negatiivses mõttes nõnda, et ikka oleme kogenud inimliku väikluse, rumaluse, enesekesksuse suurt rolli ehk rohkem kui varem. Teiselt poolt aga märganud, kui hoolivad, kui kaastundlikud ja üksteist märkavad võivad inimesed siiski olla. See inimlikkus, mida Jeesus Kristus oma õpetuse ja eluga pühitses, ei koosne üksnes heast ja hoolivast ja aina malbelt naeratavast palgest. Just nimelt selle juurde kuulubki ka see inimese negatiivne pool, see varjupool, mis sageli meile meelehärmi ja kurbust valmistab. Ta tuli pühitsema kõike. Ta tuli selleks, et tõmmata meid sellise pühaduse territooriumile või Jumala riiki, nagu ta seda ise nimetab, kogu meie eluga. Ka meie valesti olemisega, ka meie ekslikkusega, kõigega, mis meil on. Me ei saa kuidagi sellest välja astuda, vaid me saame koos sellega edasi minna, selleks, et kasvada ilusamas suunas. Meie väiklus, meie tigedus, meie leppimatus, meie viha, mis enamasti ongi koos ühes ja samas isikus hoolivuse ja heldusega ja piiritu armastusega. Kõik see on Kristuse poolt pühitsetud ja kõige sellega me oleme Jumalale olulised ja tähtsad. Jõulusündmuse juurde kuulub veel üks pilt, motiiv. See on teele asumine. Just teelistena
kujutatakse ette Joosepit ja Maarjat evangeeliumis juba enne Jeesuse tulekut. Ja teele asuvad nad ka siis, kui vahetult kohe, kui Kristus on sündinud. Kaugelt hommikumaalt asusid Jeesuse sünni järel teele targad teda kummardama ja karjased seal lähedal väljal said ülesande minna tervitama Kristust. Nii on vaimulik elu. See inimlikkuse pühitsemise elu teele asumine. See on kasvamine, see on liikumine. See ei ole midagi, mis antakse ühel hetkel sulle üle, olgu siis ristimise või konfirmatsioonipäeval ja siin ta ongi. Ei, see on igal järgneval eluhetkel oma tegude, oma mõtete, oma hoiakute, oma otsustega selle pühitsemise teel sammude astumine. Leerilapsed, teie jaoks see tänane sündmus on ka üks peatuspaik teel, mida me juba oleme käinud mõnda aega üheskoos. Aga see ei ole lõpp, vaid põhiline siit just algabki. See on omal moel teie jaoks kui see päris jõulusündmus. Jeesuse tulek. Looja, kes on meile kõigile elu kinkinud ja tahtnud, et me siin selles maailmas oleksime nii imelisel moel. Me suudame seda märgata, tunnetada, seda sõnadesse panna ja kogeda seda elu väga mitmest erinevast küljest. Seesama looja tahab täna sirutada oma käe ja õnnistada teie elu just selles paigas, kus te täna olete. Ta teab kõike, mis on olnud. Mitte miski ei ole varjul. Ka see, mida te kellelegi teisele ei ole tahtnud või osanudki sõnadesse panna, on tema jaoks olemas. Ja koos kõige sellega peab ta teist väga lugu. Ta hoolib teist väga. Ta on Kristuse andnud selleks, et ka teie elu võiks saada suurema ja erilisema tähenduse. Iga järgnev samm sellel teel, mida te siit minnes käite, on astutud koos Kristusega. Iga järgnev samm, mille te teete oma elus, on tehtud Jumala riigis. See on mõõdetamatult suur väärtus sellel teel. Seda ei saa kellegi teise teega võrrelda ega selle pärale jõudmist täna mingi hinnasildi või inimlikus keeles väljendatud mõistetega kirjeldada. Seda saab vaid kogeda. Täna seda kogemust antakse kui terakeste haaval või sädemete kaupa. Saate tunda juba seda valgust, mis ootab meid kõiki ees. See teekond peab olema ühe suurema rahu, puhtama armastuse ja tõelisema lootuse tee.